Siin sa küll magada ei saa. Venemaal on alanud ulatuslikud jõustruktuuride haarangud tavakodanike vastu, et leida nende käest bensiinikanistreid ja see ei ole nali. Belgorodi oblastis asuv Šebekino upub pärast tammi purunemist vee alla ning möödunud ööl olid nii Belgorod kui ka Anapa, Krasnodari krais, samuti Ukraina droonide rünnaku all. Lisaks tabasid Ukraina droonid otse objekti, mis kuulub Vladimir Putini inimestele ning Vene põllumeestele pakuti välja, et nad võiksid üle minna, pange tähele, aurukateldele ja see ei ole ka nali. Tähelepanu aurukatlad ja see pole samuti nali. Ukraina jätkab massiivseid ja mis kõige tähtsam tulemuslikke droonirünnakuid üle kogu Venemaa. Ja alustan detailist, mis kirjeldab Venemaal toimuvat palju paremini kui ükskõik millised raportid. Pihko oblastis hakkasid jõustruktuurid käima inimeste eramajades ja garaažides ning otsima neilt bensiinivarusid. Mitte narkootikume, mitte relvi, ei, bensiin. Kuberner Mihhail Vederkin teatas, et garaažikooperatiivide reidide käigus avastati tõsiseid rikkumisi. Eelvõige hoidsid kodanikud kütusevarusid kalistrites ja kõigi nende kohta koostati protokollid. Trahv kuni 15 000 rubla. Veelgi enam, kuberner isegi kiitles, et rikkujad leiti tänu naabrite kaebustele, kes väitsid, et inimesed kiitlesid, et neil on bensiinikanistrid. Selleni ongi asi jõudnud. Pärast seda ründasid Ukraina droonid Moskva lähedal asuvat logistikakeskust, mis kuulub Vladimir Putini lähima sõbrafondile. Ja pärast seda kutsus Kremli pressiesindaja Dmitri Piskov kohe Euroopat kiiretele läbirääkimistele. Kütusekriis hakkas ametlikult survestama selle poolriigi kogu majandust. Nii tugevalt, et see kajastus isegi Venemaa Föderatsiooni pangandussüsteemis. Samal ajal langetas Ukraina droonide poolt suletud Aasovi meri Venemaa teravilja ekspordi viimase 10 aasta madalaimale tasemele. Üldiselt vaatamegi nüüd kõike seda koos ja arutame järjekorras läbi. Minu nimi on Aleksei Petši, hakkame koos kõiki neid teemasid lahkama. Aga enne kui alustame, tellige see YouTube'i kanal. Liigume 300 000 tellija poole ja olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Siin küll ei hakka tellima, kurat. Miks mitte? Kui palju aega? Tund, 2. Niisiis 21 juuli ööl lendas üle Venemaa vähemalt 350 Ukraina drooni ja on teada, et Belgorodi tabati mitte ainult droonide, vaid ka rakettidega. Samuti toimus rünnak Krasnodari krai Anapale, kuid mitte ainult. Aga nüüd teeme kokkuvõtte möödunud päevast, sest seal sai pihta väga huvitavad sihtmärgid. Esiteks, droonirünnaku tagajärjel Belgorodi veehoidla tammile. Algas Šebekino üleujutus. Läbimurre toimus kogu vee väljalaske laiuses. Hävinud lõigu pikkus on umbes 35 meetrit.
seega lõigatakse venelaste logistikat praegu läbi, et nad ei vaatakski Ukraina poole. Üldiselt tähendab üleujutatud alad seda, et Vene kari kindlasti ei hakka Ukraina poole tungima. Nagu kohalikud meediaväljaanded kirjutavad, on seekordne kahjustus märksa tõsisem kui 2021 aasta sügisel. Kui kahjustatud olid ainult äravoolulüüsid ja kui venelased samuti üritasid Harkivi oblastile peale tungida, seekord toimus ülevoolu piirkonnas tammi tegelik varing. Teiseks, seni kui venelased virisevad, et nende kaup põles Vilperise ladudes maha, mis nüüd teha? Mul põles 10 miljoni eest kaupa maha. Selgus, et 20. juuli hommikul ründasid Ukraina relvajõudude droonid logistikakompleksi lõunaväravad Moskva lähistel Domodjedovos. See on tohutu laokompleks, mille kogupindala on 600 000 ruutmeetrit. Ja see asub umbes 28 kilomeetrit MKADist lõuna pool. Laos puhkes tulekahju ja need samad venelased hakkasid jälle mingil põhjusel virisema. Täiesti unustades, et nende armee on Ukrainas juba mitu tavalise Nova Pošta ladu hävitanud. Ma olen boss. Subtiitritega tiimad tortsad. Ja mis on huvitav, kohe pärast seda lööki logistilisele sõlmpunktile lõunaväravad hakkas Kreml väga valjult oma rahulolematust väljendama. Ja Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Piskov tuli kohe ajakirjanduse ette ja teatas, et Venemaa on ametlikult valmis võimalikult kiiresti alustama läbirääkimisi Euroopaga. Võiks ju küsida, mis pistmist on põlevatel ladudel ja Piskovi sellisel reaktsioonil omavahel. Agentuuri väljaanne sai teada, et rünnatud kompleks kuulub fondile nimega Talent ja Edu, mille asutaja on tšellis Sergei Roldugin. Sergei Roldugin on Vladimir Putini lähedane sõber. Veelgi enam, selle fondi hoolekogu juhiks on Vladimir Putin ise. Ja Sparki süsteemi andmetel kuulub fondile 84 operaatorfirmat. Instant Developmenti laod ehk siis Ukraina droonid tabasid tegelikult vara, mis on otseselt seotud Venemaa presidendi lähikonnaga. Ja kui kõnekas on see, et kohe pärast seda hakkas Putini pressiesindaja Piskov lihtsalt läbirääkimisi anuma. Ta ütleb, oi, me oleme valmis, eurooplased, räägime. Miks te siis nii meie ladusid ründate? Teeme parem läbirääkimisi. Aga pange tähele, kui kaubad põlesid, mingid taimed seal. Vilperise ladude pärast oli Piskovil täiesti ükskõik. Kõigil oli ükskõik. Venelased vinguvad treitsis, et neile pole kompensatsiooni makstud, veel midagi. Kõigil oli täiesti suva ausalt öeldes, kõigil oli täiesti ükskõik. Aga kui löödi ladude pihta, mis kuuluvad Putini lähikonnale, hakati äkki rääkima läbirääkimistest. Ja ka Domodjedovo põlenud ladude omandi ajalugu on väga kõnekas. Asi on selles, et kuni 2022 aastani kuulus see sõimpunkt Tšehhi ettevõttele PPF, mis otsustas sõja tõttu Ukrainas Venemaalt lahkuda ja müüs oma varad. Ehk siis isegi neid ladusid ei ehitanud venelased, need ei kuulunud isegi neile. Ja nüüd 2026 aasta alguses sai peamiseks omanikuks Putini fond. Nende ladude üürnike seas selles logistikakeskuses on Vilperis, Alibaba Grupp ja Limana Pro kuberneri andmetel. Moskva oblasti kuberneri Andrei Varobevi sõnul sai Domodjedova rünnaku ajal vigastada 7 inimest. 6 neist hospitaliseeriti, sealhulgas 3 Hiina kodanikku. Ukraina president Zelenski kinnitas rünnakud ja märkis, et rünnatud objektide kaugus Ukraina piirist on üle 400 kilomeetri. Lisaks Domodjedovale ründasid droonid sel päeval ka naftabaasi ja veel üht Vilperise ladu Podolskis. Samuti rünnati sõjaväelennuvälja Kubanis, 7 elektrialajaama Krimmis ja tanklat Belgorodis. Lühidalt öeldes pärast naftatöötlemistehaseid said Ukraina droonide uueks sihtmärgiks Vilperise laod, kuna seal hoiti sõjalisi kaupu. Sealhulgas droonid, mehitamata lennumasinad ja mis eriti oluline, nende jaoks vajalik fiiberoptiline kaabel. Kuid mitte ainult see. Venelased ise kiitasid hiljuti, et Vilperis tegeles isegi teatud sõjatehnika tarnimisega. Oluline on märkida, et üleminek okupantide ladude ründamisele pärast rünnakuid naftatöötlemistehastele ei ole juhuslik.
asi on selles, et rünnakud naftatöötlemistehastele on oma töö teinud ja käivitanud Venemaal väga huvitava protsessi, mida isegi mina ei osanud oodata. Vene pangad on hakanud valmistuma selleks, et Venemaa Föderatsiooni keskpank tõstab taas baasintressimäära just kütusekriisi tõttu. Finantsistid on märganud, et pangavahelisel turul arvestatakse juba sellise pöördega. Ja see on oluline signaal, sest seni on Venemaa keskpank intressimäära järk-järgult langetanud, kuid nüüd on valmis tagasikäiku andma. Et mõista ulatust, tuleb selgitada üht kronoloogiat. 2024 aasta lõpus tõstis Venemaa keskpank sõjalise inflatsiooni tõttu intressimäära 21%-ni. See on tase, mida pole nähtud alates 2000-ndate algusest. Pärast seda langetas keskpank seda intressimäära üle aasta, kuid nüüd võib kütusekriis selle protsessi mitte ainult peatada, vaid hoopis ümber pöörata ja taas tõstmisele viia. Keskpanga aseesimees Aleksei Zabotkin 14 juulil. Ta ütles otse välja, et regulaator ei tohi kütusehindade olukorda eirata ja on sunnitud tegutsema. Põhjus on väga lihtne. Bensiin ja diisel kuuluvad tarbijakorvi, nende kallinemine kiirendab otseselt inflatsiooni ning seejärel kallineb kõik, mis on seotud transpordiga. Ja siin ongi, Rostati andmetel bensiinide jaemüügi hinnad juba näidanud viimase 20 aasta rekordkasvu. See tähendab, et peaaegu kogu kiilaka diktaatori valitsemise aja jooksul Vladimir Putini. Eratanklates müüakse liiter bensiini kohati juba 140 rubla eest, aga Krimmis ja Sevastoopolis ulatus hind 200 rublani liitri kohta, mõnel juhul isegi 350 nii. Ja see šokk levib nüüd kõikidesse eluvaldkondadesse. Esiteks on Venemaal ametlikult kokku kukkunud autode müük. Inimesed lihtsalt saavad aru, et pole mõtet autot osta. Milleks seda osta? Sest niikuinii pole millegagi tankida. Seetõttu ongi autode müük kokku kukkunud. Teiseks on rohkem kui 25 Venemaa Föderatsiooni piirkonnas ametlikult tõstetud ühistranspordipileti hinda. See tähendab, et vedajad lihtsalt panevad kallinenud diislikütuse hinna reisijate õlule. Kolmandaks, ametlikult on 13 Venemaa Föderatsiooni piirkonnas, tähelepanu, tanklates valves politsei, Rosgvardia ja vabatahtlike patrullid, kes sajavad laiali metsistunud venelasi, kes järjekorras seistes üksteisele näkku annavad. Ja lisaks valvavad nad ka tanklaid nende metsaste eest, et need venelased ei hakkaks lihtsalt bensiinijaamu rüüstama ja bensiini varastama. Aga Irkutski oblastis peavad jõustruktuurid isegi kinni inimesi, keda võimud juba nimetavad spekulantideks. Tegelikult, nagu näiteks Pihkva oblastis, ostsid inimesed bensiini, valasid selle kanistrisse ja panid garaaži. Jõustruktuurid tormavad kohale. Nad ütlevad, ahaa, teie olete spekulandid, hoiate garaažis bensiini kanistrites. Siin on teile 15 000 rubla trahvi. Iseloomulik on ka võimude reaktsioon Venemaa rahva rahulolematusele. Ühtses Venemaas, see on Putini partei, võrreldi venemaalasi, kes oli kütusekriisi pärast nördinud, tsitaat, solvatud teismelistega. Ja saadikud väidavad, et pole vaja viriseda. 90-ndatel saadi kuidagi hakkama ja praegu küll te kuidagi hakkama saate. Veel üks suund, kus Ukraina löögid on andnud tulemusi, on meri. Azovi mereblokaad Ukraina droonide poolt viis Vene nisuekspordi viimase 10 madalaimale tasemele. Loogika on siin väga lihtne. Läbi Azovi mere läheb märkimisväärne osa Venemaa teravilja ekspordist, kuni 25%, ja seal asuvad sadamad ja laevad on nüüd pidevate rünnakute all. Teravilja pole tegelikult kellelegi ega millegagi müüa. Mere kaudu vedada on liiga ohtlik. Venemaa jaoks on see kahekordne löök. Riik kaotab mitte ainult naftatulud rafineerimistehaste ja sadamate rünnakute tõttu, vaid ka teraviljast saadavat valuutatulu, sest teravili on üks Venemaa Föderatsiooni peamisi ekspordiartikleid. Samal ajal teatas Ukraina ka Krimmi parvlaevade kohta. Ukraina relvajõudude droonisüsteemide väitel on 5 parvlaevast, mis sõitsid Krimmi läbi Kertši väina, 3 täielikult hävitatud. Ülejäänud 2 on sisuliselt muutunud pargasteks, see tähendab, et nad ei täida enam täisväärtusliku ületuskoha rolli. See osa kampaaniast Krimmi poolsaare isoleerimiseks katkestab merelogistika lisaks löökidele alajaamade pihta.
ja kõigi nende probleemide taustal püüab Kreml vähemalt mingisuguseid häid uudiseid luua. Vladimir Putinile teatati niinimetatud Krimmi maismaasilla naasmisest Venemaa kontrolli alla. Jah, te ei kuulnud valesti. Teate, kui ma seda uudist nägin, olin ma lihtsalt jahmunud. Ma mõtlesin, oota, mis toimub? Jutt käib maismaa koridorist mööda Aasovi mererannikut, mis ühendab Venemaa okupeeritud Krimmiga läbi okupeeritud Lõuna-Ukraina osa. Ja asi on selles, et Ukraina väed ei ole seda füüsiliselt vabastanud. Nad ei ole sellele territooriumile sisenenud. Aga Ukraina droonid, nagu te teate, ründasid selles piirkonnas logistikat, raskendades igasugust varustamist. Ma spetsiaalselt läksin ja kontrollisin infot ning nägin mitut kinnitatud videot. Selles, et just eile ründasid Ukraina droonid autosid niinimetatud Novorossija maanteel just sellel samal maismaa koridoril. Ja siis äkki ilmub uudis, et Putinile teatati maismaa koridori naasmisest Venemaa Föderatsiooni kontrolli alla. Ma olin tõesti hämmingus. Seetõttu on Putini teavitamine maismaa koridori kontrolli taastamisest Krimmi üle sisuliselt kõrvaline asi. See on katse näidata vähemalt mingitki positiivset pilti halbade uudiste laviini taustal. Põlevad laod, tühjad tanklad, ekspordi kokkuvarisemine. Nüüd tulevad jõustruktuurid ka garaažidesse, hakkavad läbi otsima ja kontrollima kõiki kanistreid. Kremlil on vaja näidata, et vähemalt kuskil lähevad asjad hästi. Aga teate, alguses ma olin jahmunud, aga siis mõtlesin, et võib-olla on metsistunud venelased tõesti nii rumalad, et nad tõesti uskusid seda uudist maismaa koridori tagasivõtmise kohta. Aga kui rumal peab olema, et mitte aru saada, et nad ei olnud seda füüsiliselt kaotanudki. Ja viimane uudis, mis pani mind isiklikult muigama, keset teravat kütusekriisi ja diislikütuse puudust tegi Venemaa põllumajandusministeerium Venemaa põllumeestele ettepaneku kaaluda ahjukütuse kasutamist, mida tavaliselt kasutatakse aurukateldes ja tööstuslikes ahjudes ning kasutada suurema väävlisisaldusega diislikütust. See tähendab Euro 2 standardit. Kõik tsiviliseeritud riigid on selle standardi üldse unustanud. Nad ei mäletagi, et selline asi eksisteerib. Ja nüüd küsis ministeerium piirkondlikelt põllumajandusasutustelt infot selle kohta, kas majapidamised on valmis sellist kütust ostma, märkides, et energeetikaministeerium kinnitas selle tootmise võimalikkust. Ja edasi tsiteerin Venemaa väljaannet Kommersant, sest ausalt öeldes ei suuda ma ise sellist jama tõsise näoga välja öelda. Järgneb tsitaat. Kommersanti allikate sõnul arvavad tööstusettevõtjad, et ahjukütus ja madala kvaliteediga diisel sobivad ainult vanale nõukogude tehnikale, samas kui kaasaegsed imporditud traktorid ja kombainid on kütuse kvaliteedi suhtes palju nõudlikumad. Nagu täpsustas Tõufarmi Lazarevskaja peadirektor, on ahjukütuse kasutamine kaasaegses tehnikas rangelt keelatud, sest see võib põhjustada tõsiseid rikkeid ning remont läheb oluliselt kallimaks kui võimalik kokkuhoid. Samas on see variant täiesti vastuvõetav vana nõukogude tehnika puhul, mida majapidamine ise remondib. Kokkuvõte. Ukraina droonid ründavad sügaval Venemaa territooriumil ja jõuavad juba vara juurde, mis on seotud Vladimir Putini lähikonnaga. Kütusekriis on muutunud tanklate probleemist teguriks, mis sunnib keskpanka kaaluma intressimäära tõstmist, kukutab autode müüki ja tõstab sõidupileti hindu veerandis riigi piirkondadest. Droonidega suletud Aasovi meri on viinud teravilja ekspordi 10 aasta madalaimale tasemele. Ja riik, mis ei suuda inimesi bensiiniga varustada, saadab nüüd jõustruktuurid garaažidesse peidetud kanistreid otsima ja nende eest trahve määrama. See on see, mille poole Ukraina kaugmaarünnakute kampaania järk-järgult viib. See on süsteemne surve mitmele arterile korraga. Kõigepealt nafta töötlemine, siis logistika, eksport, transport ja rahandus. Ja otsustades selle järgi, et Venemaa võimud on jõudnud garaažireidideni ja tavaliste venelaste bensiinikanistrite otsimiseni, tunneb Kreml seda survet üha tugevamalt. Ja see on hea uudis. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu.
sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!